Angelina ja kadunud noodilehe juhtum. Mina olen baleriin Angelina. Vahel on mõnda asja lihtne leida ja teist jälle raske, isegi kui see on sul päris nina all. Teile meeldib kindlasti see muusika, mille ma sinu ja Angelina tantsuks leidsin. Selles on kärtsu ja mürtsu ja elevantide möörgeid. Elevantide möörgeid? Ei, ma tahtsin lihtsalt näha, kas sa mind kuuled. Anna andeks, aga Tipphiirte detektiiviagentuur on nii põnev raamat, et ma lihtsalt ei saa seda käest panna. Märkasin, jah? Nad kasutavad kuritegude lahendamisel kõikvõimalikke vihjeid. Praegu on neil käsil kadunud hambaja juhtum. No kui me ruttu Angelina juurde ei jõua, siis hakkab temal 2 kadunud hiire juhtum. Anna andeks. Tere, Marko! Tere, Viki! Oi ei, kõik pidasid süüdlaseks kolonel Karvakera, aga tema oli hoopis Preili Gorgonzola juures. Niimoodi nad ei tea ikka, kes hambaarja varastas. Mis hambaarja? Ta on hommikust saati selline olnud. Ma räägin sellest raamatust, siin on üks detektiiv. Ma tahaksin ka detektiiv olla. Viki, Marko! Tere, Polli! Tere, proua Hiir! Kas te hakkate täna üleval harjutama? Jah, ema. Proua Hiir, minu ema saatis selle teile. Tema kuulus juustu šokolaadiküpsiste retsept. Ole pai, pane see sinna apelsinide juurde kausta. Mul on käpad seebised. Emme, kas ma saaksin joonistamiseks paberit, palun? Kohe, Polli. Su ema käpad on seebised. See annab vihje, et ta peseb nõusid. Olgu. Ja lauda vaadates võib oletada, et Polli joonistab. Nüüd ma saan aru küll. Kas ma tohin ka ühe järelduse teha? Ole hea. See, et me kõik koos siin oleme, viitab tõsiasjale, et me hakkame kohe harjutama. Kui lahe! See muusika on 2 osas. Vaiksem osa on sulle, Viki. Ja tempokam sulle, Angelina. Mul tekib kohe isu hüpata. Sellist keelte näppimist nimetatakse pitsikaatoks. Suurepärane. Hüppe, hüppe, hüppe. Ma armastan hüppamist. Mis samme sina teed, Viki? Viki? Kuna mul on tasasem muusika, siis ma teen rahulikud ja otsivad sammud. Just nagu ma otsiksin juhtlõngu. Just. Tasakesi ja hiilivalt. Milline minu muusika on, Marko? See näeb nii keeruline välja. Nii palju noote ühele viiulile. See pole sugugi raske. Just nagu loeks raamatut, aga tähtede ja sõnade asemel on noodid. Saan aru. Noodilehel on kirjas, milliseid noote mängida ja kui kaua. Kuulake, see käib nii. Väga hea, Viki. Need sammud sobivad rahuliku muusikaga hästi. Nüüd tuleb sinu osa, Angelina. Marko, ma olen valmis. Miks sa ei mängi? Oi, mu noodileht on kadunud. Kas sa siis ilma ei saa mängida? Ma olen seda liiga vähe mänginud, see ei ole mul veel peas. Mida siis teha? Ärge muretsege, mina otsin selle üles. Kuidas?
Ma kasutan oma detektiivi oskusi kadunud noodilehe juhtumi lahendamiseks. Kõigepealt on meil vaja teada, milline see täpselt välja näeb. No, see oli paberileht, millel olid peal jooned ja täpid. Need ütlesid Markole ette, milliseid noote mängida ja kui kaua. Kas veel midagi? Ülemisse serva oli kirjutatud Angelina ja Viki tants. Väga hea. Nüüd me siis teame, mida otsida. Kõigepealt püüame samm-sammult taastada Marko käimised. Miks me siia tulime? Me peame Marko hommikuse tee läbi käima. Ehk aitab see meil noodilehte leida. Detektiivi töö paistab päris keeruline olevat. Seda küll. Mõistatuse lahendamiseks peab olema juhtlõng. Mõistatuse lahendamiseks peab olema ninasõng. Samm-sammult taastada tuleb käidud tee. Mõistatuse lahendamiseks oluline on see. Juhtlõngu otsima pead igalt poolt. See nõuab palju vaeva ja hoolt. Ja kui arvad, et vihje on hea, selle üle pead murdma sa pead. Iga vihje on kui väikene silt, et klaarimaks muutuks üldpilt. Ja kui kokku paned need, siis selgeks saab see, et sa oledki õigel teel. Mõistatuse lahendamiseks peab olema juhtlõng. Mõistatuse lahendamiseks peab olema ninasõng. Kui kokku kõik saad vihjed ja näed, kuidas varsti sul on lahendus käes. Marko, kas see noodileht oli sul kodust lahkudes kaasas? Kindlasti. Kuhu sa kodust kõigepealt läksid? Proua Pudipadi poodi pliiatsi teritajat ostma. Ahaa, tulge kaasa. Tehke nägu, et me lihtsalt vaatame kaupu. Vaadake, Preili Mimi. Ma sõidan varsti Emmentali. Vaadake, mis ma leidsin. Mis te sellest arvate? Tere, Viki. Te leidsite ilmselt ühe Markole kuuluva asja ja juhtum on lahendatud. Kas pitsiribake on Marko oma? Vaevad küll. Kindlasti mitte. Andke andeks, ma otsisin hoopis ühte noodilehte. Kas te olete näinud? Kahjuks mitte. Nüüd läks küll veidi halvasti. Tõepoolest. Pole hullu, isegi tipphiirte detektiiviagentuur võib vahel jänni jääda. Sul on õigus, Angelina. Tubli detektiiv ei anna kunagi alla ja mina ka mitte. Niisiis, mida sa Marko edasi tegid? Läksin Angelina juurde. Ahaa. Kadunud noodileht peab olema teie majas. Hei, ära puutu midagi. Hea detektiiv ei puutu kunagi kuriteo paika. Vabandust, Viki. Marko, kuhu sa tuppa tulles noodilehe panid? Köögilauale. Palun väga. See on ju kõigest käpa jälg, miks see nii tähtis on? Sest Marko pani oma noodilehe lauale ja Polly küsis su emalt paberit. Et joonistada, geniaalne. Mida Polly oma valmis joonistustega teeb? Ema kinnitab need tavaliselt külmiku uksele. Palun väga, Marko, siin su kadunud noodileht ongi. Juhtum lahendatud. Vist siiski mitte.
oi ei. Ema andis ilmselt Pollile täitsa tavalise paberilehe. Ma ei oska ikka üldse. Minust ei saa kunagi head detektiivi. Ja mina ei saa muusikat mängida, kui me seda noodilehte üles ei leia. See oli ideaalne lugu. Viki, sa ei tohi alla anda. Nii juhtub ka päris detektiividega. Mida nemad teevad, kui kõik juhtlõngad on kasutuks osutunud? Nad uurivad asja veel lähemalt. Aga mida siin ikka uurida? Polli joonistust. Ma ei saa isegi aru, mis siin peal on. Lähme küsime Pollilt. Mis siin pildil on, Polli? Ema paneb nüüd paberit ära. Kuhu? Sinisesse raamatusse. Miks sa seda joonistasid? Sest ma nägin seda, Totu. Millisesse sinisesse raamatusse? Ema retseptiraamat, see on sinine. Ma andsin tuppa astudes su emale retsepti. Või siis mitte? Kas see on su kadunud noodileht? Ongi. Jaa, ilmselt andsin selle kogemata retsepti asemel Angelina emale. Nii õnnestus Vikil juhtum lahendada. Marko sai oma noodilehe tagasi ja teadis täpselt, milliseid noote mängida. Nüüd ma saan uuesti oma vaikset tantsu esitada. Ja mina tempokat. Vaikselt. Hops, hops, hops. Tõlkinud Annika Mänd, teksti luges Karin Rask.